Rohkem kui sajand tagasi, keset Iipresi endi külmunud muda ja okastraati, oli maailm tunnistajaks sündmusele, mis on jäänud tänapäevase sõjapidamise ajaloo kõige liigutavamaks anomaaliaks. 1914. aasta jõulurahu. See oli spontaanne, rohujuure tasandilt sündinud ülestõus esimese maailmasõja tööstusliku tapatalgu vastu, tõestades, et isegi kõigi sõdade lõpetamiseks mõeldud konflikti sügavustes suutis ühine inimlikkus relvad korraks vaigistada. Rahu ei alanud ametliku lepinguga, vaid Tannenbaume soojast kumast. Sõdurite mälestused sellest ööst kirjeldavad sürreaalset vaatepilti. Saksa kaevikute rinnatistele ilmusid väikesed küünaldega ehitud kuused, mille keiser oli saatnud moraali tõstmiseks. Kuulirahe asemel tervitasid britte üle ei kellegi maa kaevikute Stille Nacht helid. Järgnes uskumatu vendlus. Mehed, kes olid nädalaid üritanud üksteist tappa, seisid nüüd armistunud maastikul ja vahetasid enamat kui vaid tervitusi. Britid andsid sakslastele Princess Mary jõulukarpe, kuningas George V ja kuningliku pere nimel saadetud messingist karpe, mis olid täidetud tubaka ja šokolaadiga, saades vastu saksa vorste ja šnapsi. Suveniire vahetati koolipoisiliku õhinaga. Rüüde küljest lõigati messingnööpe, vahetati mütse ja mõnes sektoris löödi isegi jalgpalli. See oli hetk, mil vaenlane osutus lihtsalt teiseks külmetavaks ja kodust puudust tundvaks inimeseks. Ometi hääbus see rahu nii pea, kui küünlad kuuskedel otsa said. Kui tavalised sõdurid suutsid ise rahu kehtestada ja seda tähistada, siis miks ei suutnud nad sõda lõpetada? Mõlemad pooled oleks võinud selja pöörata ja koju minna, kuid selle asemel jätkus tapmine veel 4 piinarikast aastat. Tragöödia peitub riiklikus masinavärgis. Kõrgema juhatuse jaoks polnud rahu mitte ime, vaid mäss. Kiiresti anti käsud vendluse lõpetamiseks, ähvardades sõjakohtuga. Sõdurid olid lõksus, jäigas sõjaväelise süsteemis, kus kojuminek tähendas juriidiliselt desertöörlust, mis oli karistatav surmanuhtlusega oma enda laskekomando käe läbi. Lisaks kasutasid juhid vägede roteerimist, viies saastunud üksused, kes olid vaenlasega sõbrunenud, rindelt minema ja asendades need värskete meestega, kes polnud veel teisel pool traati inimlikkust näinud. Nüüd, kui oleme sisenenud 2025. aasta jõuluaega, peegeldavad Ukraina lumised kaevikud Donbassis 111 aastat tagust Flandria sünget geograafiat. Kuid õhus ei kaja jõululaulud. Miks me ei saa täna oodata jõulurahu ukrainlaste ja venelaste vahel? Vastus peitub sõja olemuse muutumises. 1914. aastal oli tegu dünastilise võitlusega. Täna on see eksistentsiaalne ellujäämisvõitlus. Tol ajal oli ei kellegi maa paik, kus inimesed said kohtuda. 2025. aastal on see ala täidetud termokaameratega, snaiperite, FPV kamikaasi droonide ja tuhandete miinidega. Tänapäevane seire tähendab, et iga spontaanne rahukatse märgataks drooniga hetkega ja sellele järgneks omapoole suurtükilöök käitumise korrigeerimiseks. Tehnoloogia on asendanud vaenlaste inimnäo digitaalse pildiga ekraanil. Võib-olla kõige olulisem takistus rahuks on asümmeetria selles, kus asub kodu. 1914. aastal olid mõlemad pooled kodust kaugel, neutraalsel pinnal. Täna on ukrainlased juba kodus. Nad seisavad oma enda lävepakul, kaitstes oma perekondi režiimi eest, mis sihib nende elektrivõrke, et nad pimeduses surnuks külmuksid. Ukraina sõduri jaoks ei ole rahu, mis jätab okupandi tema taga aeda,
mitte rahu, vaid püsiv oht. Seevastu Vene sõduri jaoks on kodu sadade kilomeetrite kaugusel teisel pool piiri, mida tal kästi rikkuda. Selle konflikti tragöödia on see, et kui Ukraina sõduril pole kuskile minna, siis Vene sõdur on lõksus süsteemis, mis peab tema elu kulutatavaks ressursiks. Ajalooline õppetund Ypresist on selge. Rahu on üksikisikute valik. Kuna ukrainlased kaitsevad oma eksistentsi, ei saa nad lihtsalt minema jalutada. Seetõttu on ainus tee tapatalgu lõpetamiseks Vene vägede täielik lahkumine ja kojuminek. Alles siis, kui Vene sõdur mõistab, et tema tõeline elu on tema enda riigis, mitte varastatud Ukraina kaevikus, jäävad relvaks lõpuks vait. 1914. aasta ime tuletab meile meelde, et inimlikkus on olemas. 2025. aasta tragöödia aga seda, et see on hetkel Kremli pantvangis.